Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Portugali MM-ralli viimane päev tõi Eesti autospordile jälle ühe märgilise momendi, kui Robert Virves võitis absoluutarvestuses ühe kiiruskatse, sai tal karjääri esimene absoluutarvestuse võit Fafé esimese läbimise suutis ta siis enda kasuks pöörata, olla kiirem kui kõik WRC autod ning saada siis esikoht ajalooline enda jaoks. Vaatame nüüd kohe, mida Virves ise sellest kiiruskatsest ja sellest rallist kokkuvõttes arvas. Robert Virves Portugali rallil elu esimene absoluutarvestuse kiiruskatse võit, võib öelda, et tegelikult ralli mõnes mõttes korda läinud, et väga märgiline moment. Jah, lõpuks võib-olla kõige hullem ei ole, kui tänast päeva vaadata, et lahe, et õnnestus ja ma arvan, et päris sellisel huvitaval katsel ka võib-olla. Räägi sellest samast kiiruskatsest veidi, oli sul, sõiduajal aimu ka, et siit võib päris, siuke sedalaadi aeg tulla? Enne starti ma olin kursis, et kui ma teist aegu nägin, et ma aimasin, et tasub proovida. Ma selle eesmärgiga läksin ka ja päris korralikult surusime. Tundub, et see katse nagu tervikuna ikkagi sobis sulle väga hästi, sest teine läbimine oli ka ju väga hea ikkagi, oma klassis selgelt kiirem, et kas selles katses oli midagi sellist, mis sulle väga hästi nagu klappis? Ma niimoodi ei ütleks, et üldiselt tänane päev kuidagi enesekindlus oli hea ja hommikust saati tegelikult, kus oli tunne hea, siis tegelikult surusime päris korralikult. Alates eile õhtust viimased 5 katset ralli 2 kõige kiirem järjest, et pärast keerulist ralli algust, kui magus on näha, aga sellised aegu? Seda ikka on hea meel, et järjekordselt oli näha, et kui kõik asjad toimivad, siis saame päris arvestatavas tempos olla. Täna kogu seda rallit arvesse võttes, siis ma arvan, et paremat lõppu ei oskaks oodata. No järgmine ralli Kreekas. Mida siit kaasa saad võtta? Saadki selle hea enesekindluse tunde kaasa võtta, võib nii ütelda? Jah, et üldiselt autoga ka. Me oma jagu saime mingeid asju proovida. Midagi uut jälle natuke kõrva taha panna ja üldiselt oli võib-olla natuke teistsugune ralli kui üldiselt siin. Et olud olid suurem osa ajast pigem keerulised ja eks katsed ka oma loomult võib-olla päris Kreeka sarnased ei ole, aga lõpuks ei ole nad ükski täpselt üks kõik on oma moodi lõpuks. Palju sa täna veel masinat, erinevaid asju katsetasid? Väga minimaalselt. Eile pärastlõunal äkki või ühesõnaga eilse päeva jooksul see, kuhu poole me läksime seadistusega, mis oli ligemal sellele, mis üldiselt on, et tundub, et toimib kõige rohkemates oludes ja seal juures olid väga väikesed muudatused täna. Kokkuvõttes Virvesel siiski suurt midagi püüda ei olnud, sest et esimese päeva katkestamine ei lubanud tal suurtele punktidele sõita ning kogu see ralli, nagu ka intervjuus kuulsite, oli siis peamiselt siiski ettevalmistus juba järgmisteks kihutamisteks. Täpselt samamoodi kulges ralli ka Romet Jürgensoni jaoks, kes samuti täna näitas kohati päris head kiirust ning kasvanud enesekindlust ja vaatamegi, mida Jürgenson ise ralli kokkuvõtteks rääkis. Romet Jürgenson pikk Portugali ralli läbi.
kuidas nüüd sellele nädalavahetusele tagasi vaatad? Üles-alla, et pigem ütleme reede oli niisugune enam-vähem kiiruslikus mõttes, et liiga palju ei kaotanud mingitel katsetel, aga ikkagi mingit ühtlust ei olnud, laupäeva tahaks pigem ära unustada ja täna olid olud meil seal Robiga piisavalt teada, et mingeid asju sai teha, aga muidu ikkagi keeruline nädalavahetus. Kuidas või millega või kellega sa enda seda kiirust eelkõige võrdlesid, et saada nagu aimu ka, kus sa oled, et kas tiimikaaslane näiteks tundus, et oli natuke kiirem või said temaga mingi snitti võtta ja võrrelda? No jah, eks see olenes ju, mingitel katsetel oli meie ja mingitel tema, aga selge on see, et kuidagi see nädalavahetus mul oli rohkem raskusi kui temal, et ta sai sellest autost nagu rohkem välja võtta nii-öelda suures plaanis, et jah, ei areneda on veel kõvasti. Palju selle nädalaga masina kohta nii-öelda infot juurde said, et mille kallal veel Fiestaga on vaja kruusal tööd teha? Ja ei, see oli selles mõttes väga positiivne, ma arvan, et andis ikkagi aimu, et selle amordiga, mis me oleme arendanud, et saab ikkagi mingit sõitu teha, et alguses oli natukene kahtlusi peale shakedowni, aga nüüd teame, et on vaja natuke veel arendada. Kaugel sa selle auto endale mugavaks saamises üldse oled või selles protsessis, et on veel pikk tee minna või hakkad pärale jõudma? Ei, ma ei ütleks, et pikk tee on. Ma arvan, et esimestel läbimistel me oleme juba konkurentsis, et seal on pigem enda sõiduga veel vaja need viimased sekundid leida, aga teiseks läbimiseks peab ikkagi veel tööd tegema. Kuidas sa praegu tunned, kummal pinnasel nii-enda mugavam, kas asfaldil, ütleme Horvaatia tüüpi asfaldil või siis üks karmimal kruusal? Auto mõttes on kindlasti, ma arvan, Horvaatia ja selline, mis talle sobib oluliselt rohkem, et oleme konkurentsis nii-öelda väiksema surumisastmega, et siin on vaja suruda väga palju ja ajad tulevad nagu keerulisemalt, aga ei, ma arvan, et liigume õiges suunas siin. No Jaapanisse minek ka, mida Jaapanilt ootad? Kogemust, ma arvan, et see on ka niisugune ralli tundub, mis jääb alati kalendrisse ja seal pole käinud, et seal liiga palju osavõitjaid küll ei ole, aga ma arvan, et kiiretega saab ikkagi jälle võrrelda ja vaatame, kuidas me siis hakkama saame. Nii-öelda väikeste autode ehk siis Rally 2 arvestuses võitis Portugali ralli Teemu Suninen. Kaasmaalane Roope Korhonen kaotas talle 45,6 sekundit ning Andreas Mikkelsen minut 14,2 sekundit. Nii et need mehed, keda me sinna etteotsaga ralli eel ennustasime, lõpuks esikolmikusse ka jõudsid. WRC arvestuses toimusid aga suured pöörded. Korra juba tundus, et Sébastien Ogier on ralli võidu endale kindlustanud. Mängis ta eilsel väga raskel päeval kõik konkurendid üle ja läks viimasele päevale vastu kindlas eduseisus, kuid eelviimase kiiruskatsel purunes tal ühe kiviotsa rehv, sinna läks aega ja lõpuks leppis Ogier üldse hoopis 6. kohaga. Ogier ebaõnn tõstis aga võitjaks Thierry Neuvilli. Hyundai sai siit oma selle hooaja esimese esikoha ning mäletame, Horvaatia rallil Neuvill oli võidule päris lähedal, aga toona ise eksis ja andis võidu käest. Nüüd võttis võidu kindlalt ära ja siin taustal nägite ka või näete väikest videolõiku, kui mees jõudis hooldusalasse ja milline rõõm oli sellest tulemusest kogu Hyundai meeskonnale. Teise koha sai Oliver Solberg, kaotas Neuvillile lõpus 16,3 sekundit ning kolmas oli Elfin Evans kaotusega 29,1 sekundit. Neile järgnesid Adrien Fourmont, Takamoto Katsuta ning Sébastien Ogier, nagu sai öeldud, oli lõpuks 6. See oli siis Portugali ralli. Täismäng vahendas siit peamiselt eestlastega seotud sõnumeid ja järgmine kord oleme kohal juuni lõpus Kreeka MM-rallil, kuid meie kanalil tasub püsida ka varem. Juba 2 nädala pärast oleme Soome autoralli meistrivõistlustel ning vaatame seal Eesti meeste tegemisi ning vahepeale ka paar cross-kartide kihutamist, nii et tasub täismängu kanalil püsida.